No iga poliitilise teema juurde käib ka ikkagi meeleavaldus ja protestid ja siin linnavolikogu ees tervitab ka uut valitavat linnapead, siis üks meeleavaldaja. No mille eest seisate? Riigikogu kandidaat Almar Glušenko 2 korda olen kandideerinud, aga ei taha lastanud. Mis veel siin linnavolikogus enne valimisi emotsioone tekitab, on Riina Solmani parkimine, kes pani peaaegu viimasel hetkel tulles auto sinna nurga peale. Kuidas oma auto panid ristmiku peale teistel ette? Tõsiselt on ees. No seal teisel pool on ju invaliidi koht. Ma hoidusin, et ma sinna peale ei sõida, pigem niimoodi. See oli see mõte. Kas autojuhtide elu on siis Tallinnas raske ja järjest raskemaks või kergemaks läheb nüüd? Ma arvan, et autojuhtide elu on nagu ka jalakäijatel, nagu kuratturite elu, et meid on siia linna kogunenud päris palju ja peame siin kõikide liikumisviisidega hakkama saama. Opositsioon käis mureliku näoga mitte ainult liikluse pärast, vaid et toimuv olevat lihtsalt halb. Uue linnavõimul loomulikult on õigus oma mandaati teostada, aga loomulikult me juhime tähelepanu nendele kriitilistele küsimustele linna arengus, mis meie arvates on koalitsioonilepingus halvasti ja kus meie hinnangul toimub tagasiminek, nii et seda tööd me kindlasti hakkame tegema. No ta on selline sotsialismi ehitamine, eks ole, väga palju helikopterilt raha külvamist, mis me ju teame, et ei ole mõistlik, seal raisatakse raha ära ja see tähendab tegelikult seda, et jääb vähem raha linna arenguks ja jääb vähem raha tõeliselt abivajajate aitamiseks, et kui lihtsalt loobitakse raha kõigile laiali, nagu praegu lubatakse, et see on selline häälte ostmine Riigikogu valimisteks, seda on seal näha. Aga teie hinges peaks ju olema ikkagi suur rõõm sellepärast, et lasteaia kohatasu kaob. Ei ole, mul on sellest olnud alati mitte isegi täiesti ükskõik, vaid ma olen sellel olnud isiklikult alati vastu, ma ei ole sellest kunagi teinud erakonnas saladust ka ja kui mina pidin olema see ninamees, kes seda siin suvel kaitses, siis sellepärast, et Reformierakonna Tallinna juhatus andis mulle säärase käsu. Siin minu selja taga pannakse praegu Tallinna linnapeaks Peeter Raudsepa Isamaa kandidaati. No see ei ole muidugi uudis, see oli juba ette teada ja asjad läksid täna siin nii, nagu nad plaanitud olid koalitsiooni poolt. Aga no poliitikud ei oleks poliitikuid, kui seal juures väikest show'd ei juhtuks. Esimene show-element oli, et opositsioon üritas linnapea kandidaadina üles seada Isamaa esimeest Urmas Reinsalu, aga muidugi Reinsalu nõusolekut neil selleks polnud. Ma sooviks tsiteerida härra Urmas Reinsalu 7. oktoobrist, tsitaat algab: jah, ma olen valmis asuma Tallinna linnapeaks, tsitaat lõpeb. No mulle tundub, et kui teil on nii suur soov härra Urmas Reinsalu toetada, siis Riigikogu saalis see võimalus on täitsa olemas. Ja vaadake, enne valimisi on erinevad erakonnad, erinevad poliitikud, erinevaid asju lubanud. No see ju ei tähenda, et nüüd me peame neid programme siin läbi arutama. Teine veidi aburana mõjunud juhtum oli, kui Isamaa hakkas üles seadma Peeter Raudsepa kandidatuuri, siis selgus, et paber Raudsepa nõusolekuga oli vahepeal ära kaotatud. Aga kiiresti tehti pastakaga uus nõusolek ja parasjagu kestab veel volikogu istung, kus lõpptulemusena saab Tallinn endale uue linnapea.